Me jätkame oma saadet ilusa tavaga tutvustades noori Eesti disainereid ja seekord võtame luubi alla Ksenia Jostina. Ksenia, sina paistid silma sel aastal Tallinn Fashion Weekil sellega, et sa presenteerisid laste kollektsiooni. Jah, näitasin laste seeriat tüdrukute riideid siis järgnevaks talveks 2012 aasta. Et pidulikud kleidid, eks ikka jõulud ja aastavahetus, mantlid ning ka igapäevariided. Kas ma mäletan õigesti, et senimaani pole laste kollektsiooni eraldi olnud Tallinn Fashion Weekil? Kui ma nüüd mõtlen, ma arvan, et ei ole olnud. Et eraldi pole vist niimoodi näidatud, ainult nagu väikeseid lapsi. Kui raske on lastele disainida? On see üldse küll teistmoodi? Ta on teistmoodi, aga ta nagu selles mõttes minu jaoks ei ole raske, kuna mul endal on tütar, eks ole sama vana. Ja üldse kogu see idee kollektsiooni luua tüdrukutele tuligi hästi nagu niimoodi sujuvalt, et ma tegin Aleksandrale riideid ja siis see meeldis sõbrannadele ja siis tulid tellimused ja siis tuli seeria, et see oli hästi loomulik käik minu jaoks, et minu jaoks ei olnud raske, pigem huvitav, sest et need on sellised, see on nagu nukkudega mängimine, eks ole, et minul oli põnev ja kindlasti mitte raske. Kui sa teed lastele rõivaid, disainid neid rõivaid just nimelt, kas sa pigem teed nad, tavaliselt on 2 suunda, tehakse nagu nii-öelda väikesed täiskasvanud või siis ikkagi jätad sa need lapsed lasteks? Minu arust peab kindlasti hoidma nagu seda eraldatavust, et see ikkagi ei ole nagu suurte inimeste riided ja isegi kui ma pildistan neid ülesse, ma arvestan sellega, et see ei ole nagu suurte inimeste seeria, et laps on laps, et tal on teised vajadused, ta on mänglev, et see kollektsioon peab olema selline lõbusam ja mänglevam, et kuidas see laps kannab, tal peab olema mugav. Et kuigi see kleit on pidulik, aga ta tahab ikkagi joosta ja hüpata ja peitust mängida. Et see on nagu palju asju, millega tuleb arvestada, isegi istuvused ja et võib-olla suurte naiste moes võib-olla kummikasutus ei ole nii populaarne kui laste moes, et funktsionaalsem. Aga kui palju see hooaja trend siin määrab ja kas üldse? Määrab, esiteks see määrab täpselt selle järgi, et ta sõltub ikkagi suurte seeriatest, sest et ma kasutan üldiselt sammukangaid, et on ka eraldi, aga suurem osa on samad kangad, mis on kasutatud suurte seeriates ja seal on juba see trendi järgiv, eks ole, ja eks laste moes on ka samamoodi sesoonsus, on trendide vahetus, et seda ma kõik jälgin. Sa juba mainisid suurte seeriat ja tegelikult suurte moeshow, täiskasvanute moeshow oli sul samal nädalal. Ja reedesel päeval ma siis näitasin Moment Weeki ajal naiste kollektsiooni Pret-a-Porteed ja seal olid sellised julged värvid, erkroheline, mürkroheline, mis oli ka suurem aktsent, lilla, kuid mahedamaks põhikangaks olid hoopiski vintage inspireeritud tumepruun krepp, navi tumesinine, et sellised nagu rahulikumad toonid, mida siis sellise erksaga vürtsistada ning pistaatsiavärv, mis mul endalgi täna seljas on sellest kollektsioonist, ehk siis sellist nagu värskendust. No iga moekunstnik omab teatud käekirja, mida panna ka näiteks enda portfooliosse, et minu stiiliks on. Mida sina loed enda stiiliks? Mulle endale meeldib öelda, et tegelikult ma armastan hästi klassikat ja traditsioone. Ja kuid samas mulle tundub, et selline nagu mingi puent peab ka nagu asjal olema. Et siis ma nagu keeran natuke seda lõiget võib-olla, et ma lähtun sellest klassikalisest ilureeglist ja siis keeran seda natuke kaasaegsemaks, modernsemaks, et oleks midagi enamat. Laste moele sobivad